Nendes salapärastes kadunud isikute juhtumites on turvakaamera salvestised mõned vähestest vihjetest, mis võivad aidata kadunud inimese koju tuua. Olenemata sellest, kas inimene on kadunud olnud kuid või aastaid, ootavad igaühe lähedased endiselt nende koju naasmist. Number 10. Mõned kõige kummalisemad kaasaegsed kadumisjuhtumid on need, kus keegi näib olevat suutnud vältida kõiki turvakaameraid enne, kui ta jäljetult kadus. See võib olla see, mis juhtus kadunud Mark Kinsoniga. Kuigi üks põgus nägemine võib anda vihje, mis temaga juhtus. Mark oli 53-aastane, kui ta kadus jäljetult 31. jaanuaril 2025. Kui politsei tegi aasta pärast tema kadumist uue üleskutse teabe saamiseks, oli vähe uut infot selle kohta, mis temaga juhtuda võis. Marki juhtumi kohta on avaldatud vähe üksikasju ja pole selge, kas tema kadumise asjaolude kohta on palju rohkem teada. Teda nähti viimati kõndimas oma vanemate kodu lähedal Cardiffi eeslinnas Glencumdowes ajavahemikus 21:45 kuni 22:00. Kes täpselt Marki nägi, pole teada. Samuti pole teada, mis seisundis ta kadumise ajal oli. Viimane täpne teade tema nägemisest ütles, et ta oli Captain's Walkil ja liikus Bronson Crescenti suunas. See oleks viinud Marki üle väikese muruala, kus oli vaid jalgrada. Mõlemad piirkonnad on elamurajoonid, mis piirab politsei võimalusi analüüsida turvakaamerate salvestisi. Pärast Marki kadumist vaatas politsei üle kõik turvakaamerate salvestised, mis piirkonnas leida oli. Toimusid ka maapealsed otsingud, keskendudes piirkondadele, kus Marki viimati nähti, samuti rohealale ja väikestele lähedal asuvatele metsatukkadele, mis oleksid võinud inimest varjata, kui ta oleks hätta sattunud. Kuid Markist ega tema isiklikest asjadest ei leitud ühtegi jälge. Politsei palus avalikkusel teatada võimalikest nägemistest. Tehti mitu teadet, kuid ükski neist ei kinnitanud, et tegemist oleks kadunud mehega. Marki naine Angela on koos politseiga pöördunud avalikkuse poole teabe saamiseks. Uurimise käigus näitas politsei talle võimalikke turvakaamera salvestisi. Ainult ühte neist ei saanud välistada. See näitas meest, kes kõndis hilja öösel mööda Texaco tanklast. Neist nähti kauguses ja tema selg oli kaamera poole. Tema tume riietus teeb äratundmise raskeks ning ei politsei ega Angela suutnud kinnitada, kas see oli Mark või mitte. Meest märgati 2. veebruaril mitu päeva pärast seda, kui Marki viimati nähti St. Melonsis, teises Cardiffi piirkonnas. Kui see oli Mark, tekitab see veelgi rohkem küsimusi selle kohta, kus ta vahepeal viibis ja kuidas tal õnnestus kaamerate eest varjatuks jääda. Veelgi olulisem on küsimus, kuhu Mark pärast kaamera vaateväljast lahkumist suundus. Aastapäeva infopalve ajal ei mainitud turvakaamera salvestist. Marki perekond ütleb, et ta elas tavalist elu ega suuda mõelda ühtegi põhjust, miks ta oleks tahtnud kaduda. Teda kirjeldatakse kui 5 jala ja 7 tolli pikkust ning viimati nähti teda kandmas sinakašali kaputsiga dressikomplekti ja valgeid roheliste detailidega Puma tosse. Kõigil, kellel on selle juhtumi kohta teavet, palutakse võtta ühendust Lõuna-Walesi politseiga nende veebilehe kaudu aadressil southwalespolice.uk või helistada numbrile 111, viidates viitenumbrile 2 500 000 33 949. 9. Kui Peter Edwards lahkus oma kodust Scones, Šotimaal, arvas tema perekond, et ta tuleb mõne tunni pärast koju tagasi, kuid peaaegu 10 aastat hiljem on endiselt mõistatus, kuhu Peter tol päeval täpselt läks. Peter oli Scone väikeses kogukonnas hästi tuntud ja armastatud liige. Ta oli pastor kohalikus Perth Christian Fellowshipis, mille asutamisel ta 1980-ndatel kaasa lõi. Ta töötas kiriku raamatupoes ja oli tuntud oma lahkuse ja sõbralikkuse poolest. Sageli võis teda leida tööl klientidega vestlemas. Tema elus polnud teadaolevaid probleeme ja tema kadumine oli täiesti ootamatu. 2016 aasta, 1. novembri varahommikul lahkus Peeter kodust, öeldes oma perele, et läheb tööle. Kuid selle asemel jättis 65-aastane mees oma võtmed kodu ukse ette ja lahkus. Ta sõitis bussiga number 7 lähedal asuvasse Perthi, väljudes kell 7:43 hommikul Lavad hotelli lähedal. Ta ei läinud hotelli sisse, vaid kõndis linnakeskuse poole. Perth oli piirkond, mida Peeter hästi tundis. Linnas oli kiriku toetatud kohvik, mida ta sageli külastas, kuid sel päeval kadunud mees sinna ei peatunud.
Keskpäeva paiku tuli ta Aberdeenis bussilt maha ja veetis linnas 2 tundi, enne kui astus kell 14.00 X7 bussi peale Stonehaveni suunas. Just sellel bussil jäädvustati viimased CCTV kaadrid kadunud mehest. Kaadrid näitasid teda üksi, kaasas väike kott ja vihmavari. Kaadrites polnud midagi ebatavalist, välja arvatud see, et see oli viimane kord, kui Peetrit viimast korda nähti. Ta väljus bussist kell 15.20 ja kadus näiliselt õhku. Aga sel hetkel, novembri pärastlõunal Šotimaal, oli päikeseloojang juba lähedal ja oli hilja, et keegi tuleks Stonehavenisse päevareisile. Peetril oli küll kott kaasas, kuid see ei paistnud olevat piisav ööbimiseks. Kui Peter tol õhtul koju ei naasnud, võttis tema perekond ühendust politseiga. Alles siis avastati tema kummaline bussimarsruut. Oli võimalik sõita otse Perthist Stonehavenisse, kuid miski oli toonud Peetri hoopis Aberdeeni. Ta veetis Aberdeenis 2 tundi, kuid puudub teave selle kohta, mida ta selle aja jooksul tegi. Samuti näib olevat mõnetunnine vahe Peetri Perthisse saabumise ja tema lahkumise vahel, et jõuda Aberdeeni umbes keskpäevaks. Poliitsi kasutas kadunud mehe otsingutel helikoptereid ja jäljekoeri. Korrad ei suutnud bussipeatuses, kus Peeter teadaolevalt bussist väljus, lõhna jälile saada. Tema perekonna sõnul ei olnud Stonehaven piirkond, mida ta hästi tundis, ning polnud ka ilmseid põhjuseid, miks ta oleks sinna sõitnud. Üheks teooriaks selles juhtumis oli, et ta üritas mingil põhjusel oma vana elu selja taha jätta. Tema perekond arvas, et ta võis olla oma juukseid värvinud või habem ära ajanud, mis oleks tema värimust oluliselt muutnud. Võimalik, et keegi ootas teda Perthis autos, mis seletaks, miks tema lõhna kunagi ei tuvastatud. Tema perekond on siiani tema pärast mures ja loodab välja selgitada, mis nende kadunud lähedasega juhtus. Peter on kirjeldatud umbes 178 cm pikkusena ja saleda kehaehitusega, taanduva juuksepiiri, kiilaka pea ja valge habenega. Teda nähti viimati kandmas tumedaid pükse, musta joped, tumedaid kingi ja halli mütsi. Kõik, kellel on juhtumi kohta teavet, võivad võtta ühendust Šotimaa politseiga numbril 101 või Missing People Charity'ga numbril 116 000. Number 8. Damien Vernon oli 32-aastane, kui ta kadus jäljetult, jättes maha väikesed lapsed ja ühtehoidva perekonna. Rohkem kui 10 aastat pärast tema kadumist ei tea tema perekond endiselt, mis temaga juhtus. Damien lahkus oma kodust Bridlingtonis, Inglismaal 8. detsembril 2014. Ta sõitis oma tüdruksõbra autoga ja läks ostma autot kelleltki Sheffieldis. See isik oli keegi, keda Damien oli varem kohanud ja miski ei viidanud sellele, et tal oleks olnud mingit pistmist selle salapärase kadumisega. Kadunud isa nähti viimati kindlalt Bridlingtoni pangas. Turvakaamera salvestis jäädvustas Damieni umbes kell 14.15. Ta paistis olevat löögastunud ja naeratav, kui ta kassapidajaga rääkis. Politsei usub, et ta lahkus Bridlingtonist mitte kaua pärast seda. See oleks pidanud olema lihtne reis, kuid mingil teadmata põhjusel tegi Damien kõrvalepõike põhiteelt. Politseil õnnestus tema teekond kindlaks teha mitme A-maante kaudu, sealhulgas peatus BP tanklas A645 maanteel. Lõpuks jõudis ta Wakefieldi, linna, mis asub umbes 1,5 tunni kaugusel. Wakefieldi kaudu Sheffieldi minek poleks tema teekonnale eriti aega lisanud, kui Damien ei jõudnudki oma reisi lõpule. Ta sõitis elamurajooni, peatus Sycamore Streetil, jättis sinna oma auto ja teda nähti kõndimas mööda alleed majade vahel. Kui Damien tol õhtul koju ei naasnud, sai tema pere aru, et midagi on valesti. Tema jaoks oli väga ebatavaline pere õhtusöögist puududa. Tema ema andis järgmisel päeval teada tema kadumisest ja otsingud algasid. Ei läinud kaua, kuni leiti Vauxhall Corsa, millega Damien oli sõitnud, kuigi see tekitas rohkem küsimusi kui vastuseid. Sõiduk leiti mitte kaugel Calderi jõest, mis viis spekulatsioonideni, et kadunud mees võis kuidagi jõkke sattuda. Jõge otsiti põhjalikult 35 miili ulatuses, kuid Damienist ega sellest, mis temaga juhtuda võis, ei leitud ühtegi jälge. Järgmiseks aastaks, juuniks, vähendati uurimist, kuna uusi juhtlõngu polnud. Kellengi polnud seletust, miks Damien võis Wakefieldis peatuda. Kui ta kavatses seal kellegagi kohtuda, pole see inimene kunagi endast märku andnud. Politsei sõnul ei olnud märke, et kolmas isik oleks tema kadumisega seotud, kuid tema tütar usub, et keegi teab midagi, mis võiks uurimist aidata.
Kadumise 10. aastapäeval avaldas politsei panga valvekaamera salvestised lootuses, et need võivad tuua uusi vihjeid. Nii politsei kui ka Damiani perekond jätkavad teabe küsimist. Damianid kirjeldatakse kui 6 jala pikkust saleda kehaehitusega ning lühikeste laineliste helebruunide juustega meest. Riideid, mida ta kandis kadumise ajal, on näha turvakaamera salvestisel. Kõik, kellel on selle juhtumi kohta teavet, võivad võtta ühendust numbril 101, viidates logile 125 2. detsembril 2024 või helistada anonüümselt numbril 0805 55 111. Crime Stoppers. Number 7. Mõne päeva jooksul, 2011 aasta juulis läbis 29-aastane Maria Cash mitmeid linnu Argentiinas, liikudes väga ettearvamatult. Osa tema liikumistest jäi turvakaamerate lindile, kuid see, mis täpselt juhtus pärast seda, kui ta viimast korda kaamera vaateväljast kadus, on siiani mõistatus. Kõik algas lihtsa, spontaanselt ettevõetud reisiga, et külastada sõpra. Viimati nägi tema perekond teda 4. juulil, kui ta astus Buenos Airesest Jujuy suunduvale bussile. Tal oli kaasas kohver, seljakod ja 700 peesot. Selle asemel, et teha kogu teekond ühe bussiga, väljus ta järgmisel hommikul Rosario de la Fronteras, kuna talle ei meeldinud bussis valitsenud õhkkond. Sõbra abiga, kes saatis talle ette makstud bussipileti, jõudis Maria lõpuks Jujuysse 2 päeva pärast lahkumist. Kahjuks polnud teekond veel läbi. Ta ei jõudnudki kunagi oma sõbra päris koju. Ta üritas saada teda või tema õde bussijaama talle vastu tulema, kuid mõlemad olid hõivatud. Tol pärastlõunal kasutas ta taksofon, et helistada perele Buenos Airesesse, paludes raha ja öeldes, et ta ei tunne end hästi. Viimati nendega rääkides ütles ta, et läheb Saltasse. Maria jõudis samal ööl hilja Saltasse. Valvekaamera salvestis näitas, kuidas Maria kõndis seljakotiga. Ta oli üksi ja tal ei olnud kohvrit, millega ta bussi peale läks. 7. juuli kell 1:15 külastas Maria Saltas haiglat ja ütles, et ta ei tunne end hästi. Ta ei öelnud oma perekonnanime ja selleks ajaks, kui arst oli valmis teda vastu võtma, oli ta juba lahkunud. Järgmisel päeval saatis Maria pereliikmetele e-kirju, küsides sõprade ja sugulaste telefoninumbreid. See oli viimane kord, kui keegi neist temalt kuulis. Valvekaamerate pildid ja tunnistajate ütlused aitasid sündmuste ajajoont veidi edasi viia. Maria hääletas erinevate lõuna poole suunduvate veokite peale. Ühe juhi sõnul oli Maria vaikne ja tundus reisi ajal olevat kummalises seisundis. Ta ütles talle, et plaanib kohtuda kellegagi Tucumani piiril, kuid teadaolevalt sellist kohtumist ei toimunud. Viimane juht oli mees nimega Hector Romero. Ta väitis, et sõidutas teda 14 kilomeetrit ja pani ta Defunta Coria pühamu lähedal maha rahvusmaanteel 34. See oleks viimane teadaolev kord, kui Maria nähtud oli. Romero väitis, et piirkonnas oli veel teisi veokeid, kuid keegi teine pole välja ilmunud ega väitnud, et oleks talle küüti andnud. Maria kuulutati kadunuks 8. juulil, kui ta kaotas kontakti oma perega. Tema käitumine päevadel enne viimast nägemist oli olnud ettearvamatu ning otsingud tema leidmiseks algasid kohe. Valvekaamera salvestised suutsid kinnitada mõnede tol päeval Mariat näinud autojuhtide ütlusi, kuid Romero juttu ei õnnestunud täielikult kinnitada ning ta muutis oma lugu mitu korda. 2024 aastal Romero vahistati, kuid süüdistus tema vastu tühistati tõendite puudumise tõttu. Isegi kui Maria langes teel kohatud inimese kuriteo ohvriks, ei selgitaks tema varasemat kummalist käitumist. Ühe teooria kohaselt tabas teda mingi vaimse tervise kriis, mis pani ta metsa uitama ja teda ei nähtud enam kunagi. Ulatuslikud uurimised on andnud vihjeid, kuid ükski neist pole vilja kandnud. 15 aastat hiljem pole Maria perekond sugugi lähemal sellele, et teada saada, mis temaga juhtus või tuua ta koju tagasi. Number 6. David Holland kuulutati kadunuks pärast seda, kui ta ei ilmunud tööle, 2022 aasta märtsis. Uurimise käigus avastatud turvakaamera salvestised lisasid ainult saladuse loori. David nähti viimati 2022 aasta 11 märtsi õhtul. Algselt Walesist pärit David oli elanud Uus-Meremaal aastaid ja oli hiljuti taotlenud elamisluba. Ta töötas arstina ja tema ema kirjeldas teda kui inimest, kellel oli väga tugev sotsiaalne õiglustunne. Kuigi ta elas teisel pool maailma, hoidis David oma emaga kontakti. Nad olid vaid mõned päevad enne tema kadumist omavahel sõnumeid saatnud.
Ta rääkis sellest, kuidas ta tahab suve viimastest päevadest maksimumi võtta ja surfamas käia. Ta oli samuti mures Venemaa hiljutise sissetungi pärast Ukrainasse. Tema ema ei teadnud, et need sõnumid jäävad viimaseks, mida ta temalt kuuleb. Davidit nägid viimati sõbrad. Ta ütles neile, et läheb ujuma randa, mis asub tema kodust Taurangas mitte kaugel. See polnud tema puhul ebatavaline, sest David oli tuntud oma aktiivsuse ja looduses viibimise poolest. Higi ei saanud aru, et ta on kadunud, kuni ta järgmisel päeval tööle ei ilmunud. Alguses töötas politsei eeldusel, et David oli tõesti ujuma läinud või vähemalt kavatses seda teha. Teda kirjandati kui tugevat ujujat, kuid siiski oli võimalik, et ta sattus vees hätta. Kuid aid aasta hiljem ilmunud turvakaamera salvestis tekitas veelgi rohkem küsimusi. Turvakaamera salvestis, mis jadvustati kell 20:00 õhtul, mil David kadus, näitas meest, kes meenutas teda kõndimas põhja poole mööda Sandhursti teeviadukti. Politsei ei saanud olla kindel, et see oli David, kuid mees kandis esemeid, mis olid teadaolevalt arsti kodust kadunud, sealhulgas matkasaapaid, beežikaid pükse ja tumedat ülaosa. Politsei näitas puhastatud salvestist Davidi emale. Kuigi politsei oli endiselt ettevaatlik, oli Davidi ema kindel, et see oli tema poeg. Chavetil polnud mingit põhjust selles suunas kõndida, kui ta oleks tahtnud lihtsalt ujuma minna. Võimalik, et ta muutis meelt ja läks hoopis matkama või toimus midagi kummalisemat. Uus vihje viis selleni, et politsei ning maaotsingu ja päästemeeskonnad otsisid läbi Matarapihi ja Magatapu piirkonnad. Surf Lifesaving NZ, rannavalv ja umbes 148 vabatahtlikku tulid samuti Tavetit otsima, kuid kõik jäid tühjade kätega. Taveti ema on lennanud mitu korda Uus-Meremaale, et saada vastuseid oma poja kohta. Ühes pöördumises kirjeldas ta teda kui nutikat, mitmekülgsete annetega, sportlikku, hoolivat, lahket ja tähelepanelikku inimest. Tavetit kirjeldatakse umbes 5 jala ja 11 tolli pikkusena ning sportliku kehaehitusega. Tal on kastanpruunid juuksed ja pruunid silmad. Kõik, kellel on selle juhtumi kohta teavet, võivad võtta ühendust politseiga veebis aadressil 105.police.gov.t.nz, klõpsates nupul uuenda raportit või helistades numbrile 105 ja viidates toimikunumbrile 220 312 /22 031 2 /6869. Number 5. Kui Denise Jarvis kadus, ootasid nii politsei kui ka tema perekond, et ta tuleb varsti tagasi. Aastad on möödunud ilma ühegi märgita temast ja ilma ühegi vihjeta selle kohta, mis temaga juhtuda võis. Denise'it nähti viimati 3. augustil 2022 tema kodu lähedal Bristolis, Inglismaa. Ta elas koos oma vanematega pärast hiljutist lahutust oma abikaasast. Tema perekonna sõnul oli Denise'il vaimse tervise probleemidega raskusi. Nad püüdsid talle abi leida, kuid uskusid, et ainus viis selleks on see, kui Denise tunnistab, et tal on probleem. Oma kadumise päeval vaidlesid Denise ja tema isa sellel teemal, kui Denise otsustas lahkuda. Ta pakis 5 kotti ja lahkus. Ta ütles oma vanematele, et läheb lähedal asuvasse Southie Parki telkima, et oma mõtteid selgeks saada. See oli vaid mõnesaja jala kaugused tema vanemate kodust. Nad muretsesid tema pärast, kuid arvasid, et ta tuleb järgmisel päeval tagasi. Kui Denise koju ei tulnud, otsisid tema vanemad teda ja teatasid politseile tema kadumisest. Alguses arvasid kõik, et Denise tuleb varsti koju ja tõsist uurimist ei toimunud. Alles mitu kuud hiljem, kui kadunud naisest polnud endiselt mingit märki, võeti uurimine tõsisemalt käsile. Parki otsingute käigus leiti 2 5 kotist, mille Denise oli endaga kaasa võtnud. Oluline on see, et Denise'i käekotti, milles oli 3000 naela sularaha, ei leitud. Tänaseni pole ülejäänud 3 kotti kunagi leitud. Lähedal asuva Avoni jõe ja teiste veekogude otsingud ei andnud samuti mingeid vihjeid. Politsei külastas naabreid ja kogus turvakaamera salvestisi ümbritsevast piirkonnast. Selleks ajaks olid paljud kohad juba varasemaid kadumise ajal tehtud salvestisi üle lindistanud või kustutanud. Ühtegi salvestist Denise'ist ööl, mil ta kadus, pole kunagi leitud ega avalikult avaldatud. Kuid politsei leidis turvakaamera salvestise päevast enne tema kadumist ning sellel oli näha iseloomulikku halli, reieni ulatuvat varrukateta mantlit, mida arvati, et Denise kandis oma kadumise ajal. Politsei lootis, et selle salvestise avaldamine võib aidata meelde tuletada kõigile, kes võisid pärast Denise kadumist näha hüljatud mantlit. Ja tal oli seljas ka tumesinine lilleline kleit ja valged kingad. Vahetult pärast Denise kadumist teatati mõnest võimalikust nägemisest, kuid ükski neist ei leidnud kinnitust.
Ühel hetkel uskus Denise isa, et nägi teda bussipeatuses, kui ta mööda sõitis, kuid ajaks, kui ta tagasi pööras, oli naine juba kadunud. Umbruskonnas polnud ühtegi turvakaamerat, mida kontrollida. Politsei pole pärast Denise kadumist ühtegi elumärki leidnud. Hall polnud kadumise hetkel kaasas ei telefoni ega sülearvutit, kuid temast pole leitud ka muid digitaalseid ega rahalisi jälgi. Tema perekond lootis endiselt, et ta lahkus omal soovil, isegi kui see tundus tema iseloomule mitte omane. Nad palusid, et isegi kui ta ei taha koju tagasi tulla, jätaks ta neile vähemalt kirja, et anda teada, et temaga on kõik korras. Denise'i kirjeldatakse kui 165 centimeetri pikkust ja saleda kehaehitusega, pikkade blondide juuste ja siniste silmadega tüdrukut. Kõik, kellel on selle juhtumi kohta teavet, võivad helistada numbril 101, viidates viitenumbrile 5222 18 6376 või kasutada politsei veebipõhist portaali teave jagamiseks. Number 4. Renzo Baldhead oli United Tribes Technical College'i tudeng, kes oli kevadvaheajaks koju tulnud, kui ta äkitselt kadus. Ta jättis endast maha mõned vihjed selle kohta, mis temaga võis juhtuda. Renzo oli oma kadumise ajal 20-aastane. Ta kuulus Standing Rocki Sioux hõimu ja oli üles kasvanud McLaughlinis, Lõuna-Dakotas. Pärast kooli lõpetamist astus Renzo Põhja-Dakotas asuvasse United Tribes Technical College'isse, et õppida keevitamist. Tema perekonna sõnul ei olnud tema kooli ega eraelus ilmseid probleeme. Ta kolis kooli tõttu Bismarckisse, kuid tuli kevadvaheajaks McLaughlini tagasi. Tema ema ütles meediale, et Renzo ei olnud nädalat pidutsedes veetnud, vaid nautis kodus valmistatud toitu ja veetis aega perega. 16. märtsil viis Renzo ema ta ühiselamusse, et mõned asjad ära viia, ja pärast seda nõustus ta viima Renzo mandaani, kus erasid tema sõbrad. Need olid inimesed, keda Renzo oli kogu elu tundnud, kuid tema ema oli nende pärast siiski mures. Nad ei olnud nagu tema poeg üliõpilased ja ema kartis, et nad võivad Renzo pahandustesse tõmmata. Kui Renzo maha pandi, kinnitasid tema sõbrad emale, et nad ei kavatse midagi ohtlikku teha. Mida nad täpselt tegid, pole selge, kuid mingil hetkel jäi Renzo Snapchati asukoht pidama raudteesillale, mis ühendab Mandanit ja Bismarcki. See jäi sinna kogu ööks, liikumata. Alguses Renzo perekond ei saanud aru, et midagi on valesti, kuid kui ta ei ilmunud tundidesse, sai selgeks, et temaga on midagi juhtunud. Snapchati kaart tõmbas tähelepanu raudteesillale ning turvakaamerate salvestisi saadi erinevatest nurkadest. Politsei vaatas läbi üle 70 tunni materjali. Piltidel oli näha, kuidas Renzo kõndis üksi mööda raudteed. Ta vaatas oma telefoni ning tema perekond uskus, et ta kirjutas tol hetkel Snapchatis oma tüdruksõbrale. Need Snapchati sõnumid jagati politseiga. Umbes 20 minutit pärast seda, kui Renzo jäi kaamera pildile silla lääne küljel liikumas, märgati idaveetee kaameras midagi kummalist. Kadreid oli raske eristada, kuid kauguses paistis, nagu oleks midagi vette kukkunud. Kaamera jäädustas veepritsme, kuid mitte seda, mis selle põhjustas. Renzo perekond ei uskunud, et ta oleks tahtlikult vette läinud, kuid ta võis olla kukkunud. Aga tema ema ei usu, et Renzo kindlasti sellesse vette läheks. Ta ütles meediale, et selle plärtsatuse eest võis vastutada mõni kala. Politsei ja vabatahtlikud otsisid läbi jõeäärsed alad, sealhulgas koha, kust plärtsatus tuli. Ühe teooria kohaselt oli Renzo jõest välja loistatud, ning kohale toodi jäljekoerad, et proovida leida mingit lõhna. Toimusid ka veealused otsingud. Silla ehitustööd tähendasid, et mõned alad olid keelualad kuni mitu kuud pärast Renzo kadumist ning kui need lõpuks läbi otsiti, ei leitud midagi. Renzo on nüüdseks olnud kadunud üle aasta ning teda kirjeldatakse kui mustade juuste ja pruunide silmadega inimest. Viimata nähti Renzot kandmas musta ja halli ruudulise mustriga pidžaamapikse, musta dressipluusi ja musta sulejoped. Kõik, kellel on selle juhtumi kohta teavet, võivad vihje saata sõnumiga numbrile 847 4111 või helistada numbril 1833 562 1065. Number call. 2001. aasta novembris kadus Raymond Scott ebatavalistes oludes jäljetult. Rohkem kui 10 aastat hiljem avaldas politsei turvakaameras salvestise mehest, kes nende arvates võiks selle mõistatuse lahendada. Raymondi nähti viimati 2001. aasta 16. novembril. Ta oli oma vennale remonditöid teinud Londoni Harrow linnaosas.
Ta lahkus majast oma valge Ford Transiti kaubikuga, mille numbrimärk oli D346 DBR. See oli viimane kord, kui keegi seda kadunud meest nägi. Raymond jättis maha naise ja 4 last ning 2 venda. Tema moodi polnud kaduda ning perekond teatas peagi politseile tema kadumisest. Esialgne politsei uurimine hõlmas lähedal asuvate järvede ja metsade läbiotsimist. Politsei sõnul ei olnud vihjeid, mis oleksid neid selles suunas juhtinud, kuid need olid Raymondi elukohale lähedal asuvad kohad. Veidi hiljem leiti Raymondi kaubik, mille teismelised olid lõbusõiduks kaasa võtnud ja seejärel hüljanud. Politsei sai kiiresti aru, et noortel polnud selle kadumisega mingit pistmist, kuid nende tegevus oli juhtumi uurimist takistanud. Polnud võimalik teada, mis seisukorras kaubik oli jäetud, ega kas Raymond oli selle ise sinna sõidutanud, kust teismelised selle leidsid. Küll aga oskasid nad vastata, kust kaubik leiti. Nad ütlesid politseile, et leidsid selle Field and Roadute Eastcoatis, mida kinnitas ka liiklusjärelevalve ametnik. Politsei uskus, et see võis olla olnud poodide taga teenindusteel sellest päevast alates, kui Raymond kadus. Kuhu Raymond kavatses minna pärast oma venna kodust lahkumist, on tänaseni mõistatus. Sugulaste sõnul võis tal olla plaanis teha aiakoristustööd Hillingtoni või Harrow piirkonnas. Ta oli füüsilisest isikust ettevõtja ja tegi juhutöid, mistõttu oli tema töögraafikud raske kindlaks teha. Politsei palus teabe saamiseks kõigil, kes võisid Raymondi palgata ühendust võtta. Ja mitu kuud pärast tema kadumist sai perekond selle juhtumi kohta häiriva võimaliku vihje. 2002. aasta 28. aprilli hommikul helistas keegi Raymondi vanemale vennale taksofonist ning vend kirjeldas seda kõnet ähvardavana. Helistaja ütles lihtsalt, kas sa oled kinni võetud või sa oled järgmine. Kõnealune taksofon asus South Harrow metrojaamas. See piirkond oli kaetud turvakaameratega. Siiani pole turvakaamerate salvestuste läbivaatamine andnud mingit märki Raymondist ega selgitust sellele, mis temaga juhtuda võis. Isegi tema kaubikus salvestisi ei leitud. Kuid metroojaama kaamerasalvestised osutusid kasulikumaks. Värisev salvestis näitas meest tumedas jakis ja mütsiga, kes ronis trepist üles platvormile ja kadus kaamera vaateväljast. Politsei uskus, et see oli inimene, kes tegi telefonikõne. Raymondi vend veetis aastaid politseid, veendes, et nad avalikustaksid selle salvestise ja alles 2014 aastal täitus tema soov. Raymondi juhtum ilmus telesaates Crime Watch ja sisaldas ka turvakaamera salvestist. Selleks ajaks oli vihje eest, mis viiks vastutavate isikute vahistamise ja kohtu alla andmiseni, välja pandud tasu kasvanud 20 000 naelani ning nüüd olid politseinikud kindlad, et tegemist oli kuriteoga. Kuid hoolimata üleskutsest on mees endiselt tuvastamata ja Raymond on siiani kadunud. Raymond oli tsilumise ajal 5 jalga 7 tolli pikk ja saleda kehaehitusega. Tal oli vasakul käel tätoveering kirjaga Ray ja ta kandis kandilisi prille. Kõik, kellel on teavet, võivad võtta ühendust Crime Stoppersiga numbril 0800 555 111. Number 2. Rosemary Herod nähti viimati 28. jaanuaril aastal 26. Kuudel pärast tema kadumist on tema juhtumis olnud vähe vihjeid ning tema perekond ja sõbrad otsivad endiselt vastuseid. Rosemary oli põliselanik, kes elas oma kadumise ajal Duncanis, Briti Kolumbias. Ta oli oma elu paremaks muutmas ja oli hiljuti kolinud korterisse koos oma parima sõbraga. Viimasel päeval, kui teda nähti, viis tema toakaaslane ta Duncan kesklinna, et ta saaks kohtuda sotsiaaltöötajaga. Ta oli usinalt koosolekutel käinud ja seekord polnud erand. Ta jõudis probleemideta koosolekule ja toakaaslase sõnul pidi ta pärast kohtumist temaga ühendust võtma, et too talle järele tuleks, kuid seda kõnet ei tulnudki. Rosemary ei tulnud ise koju tagasi ning tema sõbrad ja perekond said kiiresti aru, et midagi on valesti. 34-aastane Rosemary postitas regulaarselt sotsiaalmeediasse ja laadis TikToki mitu videot päevas, kuid pärast tema kadumist ei olnud tema sotsiaalmeedias enam mingit aktiivsust. Tema puudumine oli äärmiselt ebatavaline. Sõprade ja pere sõnul oli Rosemary rõõmsameelne, avatud ja abivalmis inimene, kes oli viimati nähtuna heas tujus. Pärast mitut päeva ilma igasuguse kontaktita said Rosemary lähedased aru, et midagi on valesti. Temast teatati kadununa 4. veebruari.
sõbrad ja perekond alustasid kohe otsinguid ning trükkisid välja flaierid, et jagada neid piirkondades, kus teda viimati nähti. Otsides kedagi, kes võiks teada, mis juhtus pärast seda, kui ta oma kohtumiselt lahkus. Politsei uurimine hõlmas mitmete inimeste küsitlemist ning kohalike otsingu- ja päästemeeskondade kaasamist, et leida mingigi jälg Rosemaryst. Ulatuslik otsing, milles osales ka kiirevoolulise vee päästemeeskond, toimus 2 nädalat pärast tema kadumist. Politsei otsis ka piirkonna valvekaamerate salvestisi. Kuu pärast tema kadumist avaldas politsei valvekaamera salvestisest kaadri, mis näitas kadunud naist. Foto täpset kuupäeva ja asukohta ei avalikustatud, kuid pildil oli näha jopet, mida arvati, et Rosemary kandis oma kadumise ajal. Kahjuks ei paistnud ükski kogutud teave seletavat, mis juhtus Rosemaryga pärast seda, kui ta oma kohtumiselt lahkus. Rosemary sõprade ja sotsiaaltöötaja sõnul olid politsei käes tema rahakott ja telefon, kuigi pole kunagi avalikustatud, kuidas nad need esemed said. Siiani on selles kadunud isiku juhtumis vähe teavet leitud, kuid Rosemary perekond ja sõbrad loodavad endiselt, et nad suudavad ta koju tuua. Teda kirjeldatakse kui põliselanikku, 5 jala pikkust ja kaalub 141 naera. Tal on pruunid silmad ja mustad juuksed, mida ta tavaliselt värvib blondiks või punaseks. Kõik, kellel on selle juhtumi kohta teavet, võivad võtta ühendust North Catchewan Duncani RCMP-ga numbril 250 748 5522. Number 8. Connie Royce'i kadumine on üks vanimaid kadunud isikute juhtumeid, mille kohta on olemas selge turvakaamera salvestis. Connie kadus 1990 aastal ning kaadrid, kus ta komistab baarist välja, näitavad tema viimast kinnitatud asukohta. Ta nautis õhtut koos 2 sõbraga oma kadumise ööl. Ta oli 24-aastane lahutatud tudeng, kes elas koos vanematega Madison Heightsis, Michiganis. Pärast lahutust oli tal lühike suhe teise mehega, kuid ta lõpetas selle pärast tüli, mille tõttu kutsuti kohale politsei. Mai lõpus kohtus Connie mehega nimega Greg ja nad said omavahel hästi läbi. Nad leppisid kokku, et lähevad välja 1. juuni õhtul. Kui Connie jõudis Gregi korterisse, avastas ta, et seal oli ka tema sõber Brad. Nad otsustasid kõik koos minna Haylofti baari ja jõudsid sinna umbes kell 22. Hayloft oli üks väheseid baare selles piirkonnas, kus olid turvakaamerad. Kaamerad jälgisid baari sisse- ja väljapääsu ning salvestasid selgelt Connie, Gregi ja Bradi saabumise. Need olid juba enne saabumist mõned joogid võtnud ja jätkasid joomist ka sees. Keegi baaris ei märganud selles seltskonnas midagi ebatavalist. Umbes tund pärast saabumist läks Greg tualetti. Connie ütles Bradile äkitselt, et ta peab siit lahkuma ja lihtsalt läks minema. Ta kandis oma kõrge kontsaga kingi käes, kuid jättis oma käekotti maha. Kaadrid näitasid, kuidas Connie lahkus hoonest ning ühel hetkel komistas ta vastu hoone seina, kuid paistis, et ta ei teinud sellest suurt numbrit ja jätkas kaadrist välja. Tundus, et ta oli tol hetkel joobes ja oli joonud vähemalt 4 jooki. Kui Greg tagasi tuli, küsisid need 2 meest erinevatelt töötajatelt Connie kohta ning nad kinnitasid, et ta oli lahkunud, kuid kellelgi polnud aimugi, kuhu ta läks. Mehed arvasid, et ta tuleb oma käekoti järele tagasi, nii et nad ootasid. Kuid kui baar öö lõpus suleti, polnud temast ikka veel mingit märki. Greg naasis oma korterisse ja leidis, et Connie auto oli endiselt väljas pargitud. Ta ei jõudnudki enam tagasi. Kui Connie koju ei naasnud, teatati tema kadumisest võimudele. Alguses oleksid mehed, kellega ta koos oli olnud tema kadumise ilmsed kahtlusalused, kuid kaadrid näitasid, et nad polnud Connie lahkumise ajal temaga ja lahkusid ise alles tundide pärast. Üks kahtlus oli, et keegi teine pani Connie joogile baaris midagi sisse ja ründas teda pärast lahkumist, kuid politseil ei õnnestunud turvakaadritelt kedagi tuvastada. Tema endist abikaasad ja endist poissõpra uuriti mõlemaid, kuid mõlemal oli alibi. Pärast tema kadumise jõudmist uudistesse teatasid lähedal asuva pitsakoha töötajad võimalikust nägemisest. Naist, kes vastas Connie kirjeldusele, nähti umbes kell 23.15 kasutamas takso Ford. Telefon asus vaid kvartali kaugusel baarist. Läheduses märgati 70ndate lõpu autot, kuid pole teada, kas sellel oli kadumisega mingit seost. Samuti oli võimalik, et Connie sattus mingisugusesse õnnetusse. Clintoni jõgi voolas mitte kaugel kohast, kus Connie viimati nähti. Sukeldumismeeskonnad otsisid lähedal asuvaid veekogusid, kuid ei leidnud ühtegi vihjet. Rohkem kui 35 aastat hiljem pole Connie kohta ühtegi jälge leitud.
Kui juhtumit uuriti uuesti lahendamata juhtumina, küsitleti kõiki asjaosalisi uuesti, kuid uusi arenguid pole olnud. Connie oli kadumise ajal 160 sentimeetri pikk ja kaalus 54 kilogrammi. Tal oli seljas must varrukateta minikleit lillelise seelikuga. Tal oli randmel kimalase tätoveering ning paremal õlal 2 nime ja süda. Tal oli ka esihammaste vahel vahe. Kõik, kellel on selle juhtumi kohta teavet, võivad võtta ühendust Macombi maakonna šerifi detektiivibürooga numbril 586 307 9358. Aitäh teile, et vaatasite! Kui teile see video meeldis, siis kindlasti vajutage meeldib nuppu. Ärge unustage ka tellida ja vajutada teavituskella, et olla kursis kõigi meie tulevaste üleslaadimistega. Minu nimi on Top 5 Unknowns ja kohtume järgmises videos.